Tere Eve, tere Olga, tere Kristo, tere kõigile. Mul on väga suur rõõm siin nii suure hulga inimeste seas näha ka palju neid osalisi, kellega olen erinevatel aegadel näost näkku kohtunud ja asju ajanud. Aitäh, et oled tulnud tänasele veebiseminarile. Mina olen Evelin Directost ja minu kohta võib öelda, et ma olen üks Directo dinosaurustest. Ja, nali. Aga tõsi ta on, et tõepoolest aastal 2000 ühe esimese Directo kliendina Apolloga me Directot juurutama asusime. Ja nüüd viimased 11 aastat olen töötanud Directos ja töötanud klientide ja klientide juurutusprojektidega. Minu kõrval on Ülari Cargossonist. Tervist ka minu poolt. Ja täna me räägime ja näitame teile, kuidas saata transporditellimusi Directost Cargossoni veohaldustarkvarasse. Ja kuidas seal mugavalt ja kiiresti transpordi minihankeid teha ja omada ülevaadet oma vedudest. See on ju taaskord võimalus, kuidas ühte oma protsessi efektiivsemaks muuta. Kogu seminari jooksul saad meile esitada ka küsimusi ja selleks on siin videoakna all küsimuste vorm, kus on juba ära täidetud sinu nimi ja küsimuse väljale kirjuta küsimus ja lisa ka minu või Ülari nimi, juhul kui see on suunatud konkreetsele isikule. Ja küsimustele me vastame seminari lõpus. Aga enne seda, kui see otseülekanne siin algas, oli ka teil võimalus vastata meie poolt esitatud 2 küsimusele. Ja vaatame, kas meil on ka piisavalt vastajaid, et saaksime nendest tulemustest rääkida siin. Esimese küsimusena me küsisime, kui palju veotellimusi sinu ettevõtte igakuiselt teeb. Ja kui Ülari, sa nüüd seda pilti vaatad, et kuidas kommenteerid? Et see vastused, küsimus ise on väga indikatiivne, annab aimu sellest, et kui suure osa igapäevatööst või palju neid veotellimusi ettevõttel üldse on ja vastused ka 1-10 veotellimust iga kuu, mis on siis paar tellimust nädalas, ei ole väga suur tegemine, aga ikkagi ilmselt siis võtab aega, peab hindasid läbi kammima, mõtlema, kellega vedad ja nii edasi. 11-100, see on selline täitsa tubli keskmine ettevõte juba. Veotellimuste tegemine võtab omajagu aega tööpäevast, tasuks mõelda tõsiselt juba mingisuguse integratsiooni, mingisuguse efektiivsema lahenduse peale, üle 100, seal on juba veotellimuste esitamine on juba täitsa tuntav hulk ja seal juba igasugune lisaklikk ilmselt annab tunda. Et selles mõttes hea ülevaade. Ja jaguneb ka sellise tavapäraselt, et ka meie poolt vaadatuna, et kui me kliente ja kasutajaid vaatame, siis ta umbes selliselt kipub jagunemagi. Ja nii. Teine küsimus oli meil ka, me tahtsime teada, mitu püsivat veopartnerit sul on, kuid näen, et siin on väga vähe vastuseid tulnud, et tõenäoliselt oli raskusi selle küsimuse ülesleidmisega. Aga ma peaksin ütlema, et isegi need, kes on vastanud, kas see on suhteliselt esinduslik tulemus selles mõttes, et kui me oma statistikale otsa vaatame, siis üsna sellises suurusjärgus need tulemused kipuvadki olema, et 2-10 veopartnerit on hästi tavaline. Milles see lugu peitub on see, et kui sul on 1, 2, 3 veopartnerit, siis sul on asjad lihtsad korraldada, üks kindel partner, kellega toimetada, aga ei ole kindel, kas see teenus on ka paindlik. Ja kui sul on üle 5, on juba 5-10 ja sealt üle selle, siis teistpidi on see haldus kõikidega, nagu seda suhet hoida, kõikidega sidet pidada, kõikidega toimetada, igal ühel omad viisid, et see on siis teistpidi natukene koormav. Et seal on plussid ja miinused, aga hästi tüüpiline on 2-10.
No nii, aga läheme nüüd edasi ja teen väikese ülevaate, et millest me täna räägime. Alustuseks räägin ma paari sõnaga Directost ja miks me oleme ka siia Cargossonist Ülari kutsunud. Seejärel me teeme koos Ülariga demo ja näitame, kuidas Directost veotellimusi Cargossoni saata ja mis Cargossonis üldse veel teha saab. Ja Ülari räägib peale seda siis ka Cargossoni hinnastamisest ja seejärel esitleme ka kingitust, mis kõigile seminaril osalejatele on ja kõige lõppu jääb siis küsimustele vastamine. Nii, nagu lubasin, siis alustada Directost. Aga Directost kui tootest ma täna pikalt laialt rääkima ei hakka ja seda sellel põhjusel, et valdav osa meie tänastest osalejatest juba kasutab Directot ja ilmselgelt kutsus teid osalema siia hoopis huvi teada saada, mis asi see maagiline Cargosson on ja kuidas seda oma äris ära kasutada saaks. Nagu näha siit slaidilt, siis Directot kasutavate ettevõtete tegevusvaldkonnad on väga erinevad ja toimetatakse ka üle maailma. Suurem osa äriprotsesse Directo võimalused ka katavad, kuid üha digitaliseeruvas maailmas siiski tekib iga päev uusi ja huvitavaid tööriistu juurde. Ja seepärast on Directol ka palju koostööpartnereid, keda me hoolikalt valime, et meie klientide võimalusi veelgi suurendada. Näiteks on e-arved, äri igapäevane osa. Samuti ei kujuta raamatupidaja oma elu ette enam ilma automaatsete panga väljavõteteta. Aga Cargosson võiks juba homme olla sinu logistikule igapäevaseks tööriistaks, ilma milleta ta ülehomme enam olla ei oskaks. Aga miks me siis ikkagi jõudsime selle Cargossonini? Toon siia veel ühe slaidi, ja mis kirjeldab kaupade teekonda. Siin on sarnaselt käivad nii ostud kui müügid, aga kui me räägime siin sellest teekonnast, siis tellimus peab jõudma majandustarkvarasse. Ja üha enam oleme neid protsesse automatiseerinud ehk et inimene ei peaks manuaalselt andmeid programmi sisestama. Ja on mingid andmed, mis liiguvad protsessi ühest otsast teise välja. Ehk antud juhul me räägime näiteks kliendi andmetest, kuhu klient tahab pakki saada, mismoodi ta tahab saada, kellega ja kuna ta tahab seda saada. Ja kui me siit ülevalt alla nüüd liigume, siis me lõpuks jõuamegi siia alla, kus on vaja need pakid klientidele edastada. Et veebipoode omavate ettevõtete jaoks on meil juba aastast 2000 olemas Omniva liides, mis võimaldab paki andmed saata otse Directost Omniva süsteemi ja trükkida pakikaardid otse ka Directost välja. Et selles olen nüüd ka mina natukene süüdi. Sellepärast, et kui me aastal 2000 Apollot juurutasime, siis juba sellel ajal oli Apollol väga palju veebipakke ja see ei olnud mõeldav, et hakkame käsitsi neid paki andmeid kuskile teise süsteemi ümber toksima. Ja nüüd aja jooksul on juurde tulnud siia kõrvale sarnase teenusena ka Smartpost ja TPD. Aga ega siis veoettevõtteid on hoopis rohkem kui need 3 nimetatud siinkohal ja neid ettevõtteid, vedajaid tuleb pidevalt juurde ja samamoodi meie kliendid on erinevad. Neil on erineva regulaarsusega veod, neil on erineva suurusega veod, nad tahavad küsida hinda vedajatelt, nad tahavad paljude erinevate ettevõtetega suhelda, kellel on erinevad süsteemid, kes tahavad andmeid saada oma süsteemidesse. Ja siinkohal
tulebki nüüd mängu Cargosson, kes meile paar aastat tagasi ukse peale koputas, et tema lahendab selle probleemi ja meie kliendid saavad põhimõtteliselt ühenduse kõigi veoettevõtetega. Ja nüüd ma saangi anda üle sõnajärje Ülarile, kes siis natukene Cargossonist räägib. Aitäh! Ühe korra siis veel, tervist ka minu poolt. Ülari Kalamees on minu nimi ja toimetan sellise ettevõttes nagu Cargosson. Ja et mõne sõnaga kokku võtta, et mis see Cargosson on, et mis selle asja sisu on, siis Cargosson on veohaldustarkvara. Me ise kutsume seda nii. Et natuke lihtsamalt seda ümber öelda, siis tegemist on sellise keskkonna, kus kõik sinu veopartnerid ja veotellimused on ühte aknasse kokku toodud. Ja natukene võib-olla veel tausta selgitada, siis mis me teinud oleme, on siis see, et me oleme Eestis toimetavate veoettevõtetega kõikidega välja ehitanud andmeliidesed, kus siis otse Cargossonist liiguvad andmed otse siis vedajasüsteemi kõikidesse nendesse vedajasüsteemidesse, kellel on liidese võimalus olemas. Ja terve rida väiksemaid ettevõtteid, veoettevõtteid, kellel ei ole selliseid liidesid, siis nende puhul on e-mail selleks infovahetuse viisiks, aga e-mail tihti ongi nende ettevõtete puhul see eelistatud veoviis, suhtlusviis. Ja et üks pilt räägib enda eest rohkem kui 1000 sõna, siis ma panin siia ka väikse sellise ekraani tõmmise, mis siis põgusalt võtab kokku Cargossoni olemuse. Me näitame Cargossoni natuke lähemalt seestpoolt demo käigus, aga väikeseks sissejuhatuseks siin üleval on näha siis selle saadetise andmed ja allpool jooksevad siis erinevad vedajad ja see oluline siinkohal rõhutada on siis see, et iga kord, kui me mõne kliendi jaoks uue konto püsti paneme, siis need vedajad on kliendi poolt sinna valitud. Ehk siis klient ütleb, milliste vedajatega ta koostööd teeb, millised on tema igapäevased logistikapartnerid ja täpselt need vedajad seal olema saavadki. Samamoodi, kui tal on hinnad kokku lepitud, siis täpselt need hinnakirjad, kliendile kehtivad hinnakirjad me sinna üles tõmbame ja see igakordne hinnaarvutus toimub siis kliendile esitatud hinnakirja alusel. Et see on see oluline koht rõhutada. Nagu öeldud, siis see põhjalikum teema tuleb natuke mõne hetke pärast. Hästi kiirelt markeerin meile ära ka selle põhifunktsionaalsuse, mida siis Cargossoni kaudu on võimalik kasutada. Hinnakirjavõrdlus on, kui hindasid ei ole kokku lepitud tinnakirja tasemel, on võimalik kiirelt läbi viia minitranspordihange ehk siis küsida antud veo kohta hinda erinevatelt vedajatelt, esitada veotellimusi soovitud vedajale, jälgida saadetiste staatust ja koostada raporteid. Aga kõik see asi natukene selgem ja piltlikum oleks, et me nüüd Eveliiniga oleme ette valmistanud kaks veotellimust. Üks on alustatud Directost müügitellimuse pealt. See taustalugu on seal see, et reeglina müügitellimuste puhul on ettevõtetel partnerid kokku lepitud, saadetised on väiksemad, seal hinnakirjad on kokku lepitud, mingit erilisi sekeldusi sellega seotud ei ole ja tellimus peaks liikuma Directost otse vedajasüsteemi. Ja tagasi peaksid tulema labelid, mida saab siis kauba peale printida, seda kõike peaks saama teha otse Directost. Teine näide, mis me täna läbi viime, on siis ostutellimuse pealt, kus siis eeldus on see, et kaubakogused on natukene suuremad. Vedajad tihtipeale natukene varieeruvad, kord üks, kord teine, sõltuvalt sellest, kellel on veovõimalus, kellel on üldse pakkuda selles parasjagu lähtekohas autot. Ja ka hinnad natukene varieeruvad, ehk siis ootus ja lootus on see, et saata andmed Directost Cargossoni, seal läbi viia minihange ja alles siis esitada veotellimus sobivale vedajale. Me seda kõike vaatame ja ma arvan, et nüüd vist ongi õige hetk. On õige hetk. Ja läheme nüüd siis minule kodusesse Directo keskkonda. Ja selleks, et üldse Cargossoni teenust kasutada saaks, loomulikult esimene asi, et peaks olema olemas Cargossoniga leping. Ilma selleta ei saa. Ja kui see on tehtud,
siis saab asuda Directos seda süsteemi seadistama. Et õnneks neid seadistusi ei ole väga palju, aga ma lühidalt ikkagi näitan ära, mida teha tuleb. Et kõigi nende seadistuste kohta on ka Directos wiki juhend ja saab pärast ka hiljem näpuga sealt järgi ajada. Et kõigepealt läheme me süsteemi seadistustesse ja nii, meil on väike pause siin, aga saime ilusti selle akna ette ja paneme siia otsingusse Cargosson. Ja selle tulemusel tulevad nähtavale kõik Cargossoni süsteemiga seotud seadistused, mida teha saab. Kõige olulisemad on siis siia panna see pöördumispunkti aadress ja salasõna. Ja selle info te saate Cargossonilt. Ja see eeldab siis seda, et me oleme see konto loonud ja oleme ka selle API võimekuse avanud. Ja nagu Ülari mainis, siis saab tellimusi saata nii müügitellimuste pealt kui ka ostutellimuste pealt. Ja siin on paar seadistust ka, mis andmeid saaks veel saata kaasa Cargossoni süsteemi. Nimelt väga olulised on müügitellimuse puhul pealelaadimise ajaväli. Ja siin on mitu valikut, need väljad on kõik tellimuse peal olemas, soovitud lähetusaeg, tähtaeg või hoopis hetkeaeg. Ja ostutellimuse puhul tuleb siis öelda, et milliselt lisaväljalt see aeg võetakse, et siin on kõik ostutellimuse 7 lisavälja. Lisaks saab panna kaasa ka kommentaari ja siin on samuti valikus, et võib ka öelda, et üldse mingit kommentaari ei lähe. Läheb kommentaar, sisekommentaar või lähetusviisi kommentaar kaasa. Nii, aga paneme siis selle akna kinni ja räägime ka sellest, kuidas lähetusviisid ja tingimused ja ladu ka veel seadistada tuleks. Ladu tuleb seadistada sellel põhjusel, et lao küljes on lao aadress. See on siis see aadress, kust kaup tuleb peale võtta, kui me räägime müügitellimusest, ja see aadress, kuhu te kaupa soovite, kui te hankijalt seda kaupa tellite. Ja siin tuleb siis kenasti kõik need aadressiväljad ilusti ära täita ja samuti lisada ka kontaktid. Ja neid ladusid võib loomulikult olla seadistatud mitmeid, millest te siis toimetate. Võib-olla lihtsam on siin veel ära nimetada lao lähetustingimused ehk tarneviisid, et kuidas teie ja kliendi või tarnija omavaheline kokkulepe, kuidas kaup kohale toimetatakse. Et need rahvusvahelised tingimused peaksid siin siis ka olemas olema ja dokumentidel täidetud olema. Need võivad isegi teil juba olemas olla ja kasutusel. Läheme nüüd lähetusviiside juurde. Ja lähetusviis on see, et kellega te siis vedada soovite. Ja siin toon välja 2 varianti. Ja esimene on see, kui te soovite konkreetsele vedajale tellimuse edastada. Ja siin on mul selliselt loodud lähetusviis Schenkerile. Olen siia veel nimesse pannud Cargossoni ka, et ma teaksin, et see liigub Cargossoni süsteemi kaudu Schenkerisse. Et need koodid ja nimed ei oma mingit tähtsust ja saate neid luua täpselt nii, nagu teie ise soovite. Oluline on siin sellel kuller välja valikust valida Cargossoni tellimus. Siis süsteem teab, et see tellimus peab sinna süsteemi jõudma. Ja lisaks on siin väga oluline see teenuse kood. Selle saab Cargossoni süsteemist ja see viitab konkreetsele vedajale ja
tema konkreetsele teenusele siis samamoodi. Selle numbriga me saame abiks olla, et see natukene kontospetsiifikast sõltub, aga me selle numbriga saame abiks olla. Just nii. Ja rohkem siin ei ole midagi ja nüüd teine variant on see, millest ka Ülari rääkis, et ostutellimusi tihtipeale saadetakse niimoodi, et küsitakse pakkumisi, hinnapakkumisi. Ehk et siis võiks olla see üles seatud, see lähetusviis selline üldine, et andmed Cargossoni ja edasi siis toimetatakse juba Cargossoni süsteemis. Et siin on kõik sama nagu eelmisel lähetusviisil, välja arvatud siis see, et teenuse kood puudub, ehk me ei nimeta ära, kellele see konkreetne veotellimus edastatakse. Nii, seadistused tehtud, lähemegi siis tellimuse juurde. Minul on siin mõned tellimused ette juba loodud, et me saaksime kohe vaatama asuda, mis siin siis täidetud on ja kuidas seda saata tuleb. Tellimus nagu iga teine Directos, mis need olulised väljad siis siin olid, on kindlasti lähetusviis. Müügitellimusega tegemist. Ja müügitellimusega on tegemist, just tahame kaupa saata. Ja lähetusviisiks on siin siis konkreetne vedaja. Mul on lisatud, siin on oluline siis ka aadressid, just siin lähetusandmete plokis täita. Oluline on kindlasti ka kliendi kontakt tema telefoni ja e-mailiga. Kontakte saab vahetada loomulikult, need esindajaid võib rohkem olla, nende küljest võivad asetuda ka erinevad lähetusaadressid. Ja siin esimesel väljal oli siis veel see lähetusaeg ehk millal ma soovin, et see kaup peale võetakse. Et see võiks siis ka, minul oli niimoodi öeldud, et see läheb sinna vedajale kaasa või teadmiseks. Ja kui meil oli valitud see Cargossoni tüüpi lähetusviis, siis siin viimase päise lehekülje peal on selline uutmoodi aken, kust saab seda saadetist, neid pakiandmeid Cargossoni süsteemi saata. Ehk et tuleks pressida seda saadetised nuppu siin. Ja nüüd avanevas aknas tuleks öelda, mida ma tahan saata, millises pakis. Kommenteerin vahepeal natukene. Kommenteeri. Et see on hästi tihti on just see sama väljakutse, et mul on 10 000 tikutopsi, aga kui ma tahan selle saadetise veotellimusena mõnele vedajale esitada, siis seda vedajat ei huvita mitu tikutopsi mul, teda huvitab, kuidas see asi kaup pakitud on. Ja. Tema tahab teada, mitmel alusel see kaup on või mitmes pakis see kaup on, ehk siis transporditav kogus on tähtis vedaja jaoks. Ja see on ka see põhjus, miks siin see vaheaken on. Ja siit on võimalik ära kirjeldada, kuidas kaup pakiti laos. Absoluutselt nii. See on nüüd konkreetselt meil väike ja siin saab siis neid pakke üksusi ka eeldefineerida, et minul ongi siin need ära eeldefineeritud ja loo uue alt saab neid veel juurde luua vastavalt teie vajadusele. Paneme siis siit teele, et meil on näiteks 2 karpi kaaluga 10 ja selle maagilise nupuga saada Cargossoni peakski see ime nüüd juhtuma. Ja kui mina lähen nüüd tagasi siia viimase lehe peale, siis tekkis siia ka see selline päis, mis ütleb, et see saadetis on Cargossoni süsteemi saadetud ja lisaks on siin link, millest ma kohe ka saan sinna ise üle hüpata. Ehk siis jah, mis siis taustal juhtus, oli see, et Directost liikusid veotellimuse andmed otse Cargossoni ja Cargossonist otse edasi Schenkerile. Seda on ka siin seal natukene allpool näha, et vedajaks on valitud Schenker
ja ma arvan, et võib-olla pikemalt praegu siin ei peatu, et tuleme siia seda vaadet vähe põhjalikumalt, vaatame sel hetkel, kui ostutellimuse pealt oleme ka selle veotellimuse ära vormistanud. Aga et mõte jääb samaks, et tellimus liikus otse Directost Cargosoni ja Cargosonist otse edasi soovitud vedajale. Mida ma siin veel võib-olla ära näitan, on see, et siin on veel paar linki. Et lisaks on siin see pakisildi silt, mida teil ju on vaja paki peale panna, et sellele saab ka kohe siit kätte ja trükkida. Et oli mul 2 pakki, tuli 2 silti. Väga hästi. Ja on võimalik siis ka siit kohe paki teekonda jälgida. Ma arvan, et praegu me kuskile ei jõua, sellepärast, et me ei ole seda pakki veel kuskile teele pannud. Just. Ja demo keskkonnaga ka, ütleme nii. Aga liigume siis edasi ostutellimuse juurde. Ostutellimus on mul samamoodi siia valmis tehtud. Tahame kaupa saada ühelt Saksamaa hankijalt. Ja näete, lao küljest on tulnud mul aadress, kuhu ma kaupa soovin. Mul on täidetud lähetusviis, see üldine, andmed Cargosoni saata ja siin viimase lehe peal on mul samasugune pilt, nagu müügitellimuse peal oli ja samasugune saadetised nupp, millega siis proovime siin seda sama teha. Nüüd on minu saadetis suurem. No nii, ma loodan, et see jõudis nüüd Cargosoni ja vaatame, mis pilti meil Ülari nüüd sealt poolt saadab. Just, ja minul on ees siis sama Cargosoni konto, kus Evelin korra juba eelnevalt käis. Mida ma siit konto pealt näen, on siis see, et siin samas meie see müügitellimus, mis läks välja Kadaka laost ja pidi minema keskuse majja. Koguseks oli 2 karpi ja selleks vedajaks oli Schenker. Selle kõige lihtsam seda üles leida, seda saadetist Cargosoni süsteemist on siin, et see on oma töölaualt, ma leian, et selle sama Directo müügitellimuse numbri järgi, ehk siis kui ma siia üles kiirelt selle sisse löön 100-400, siis ma leian üles selle tellimuse, näen olenemata, kas ma olen siis ostuosakonnast, müügiosakonnast, võib-olla laost, kliendihaldur, ükskõik, kes see inimene võiks olla, kellel huvi on, siis selliselt saab ta kiirelt ühest kohast ülevaate, kellega kaup teele läks, millal kaup teele läks, kaugel ta on ja millal on lootust, et see kaup siis kohale võiks jõuda. Aga samamoodi toimis see link Directost dokumendi pealt. Täpselt. Viis kohe konkreetse tellimuse nii. Just, aga jah, väga õige, et nii see toimub. Nüüd uus tellimus, veotellimus, mille Evelin põhjana siia ette tegi, oli siis importtellimus, ehk siis kusagilt hankijalt tuuakse kaupa meile. Me näen, et on staatuses uus ja vedajat veel küljes ei ole. Ma kohe tulen selle juurde ja näitan, mis sellega edasi saab teha. Eelnevalt veel 2 sõnaga Cargosoni töölauast. Ehk siis siin on juba tegelikult näha see, et mul on siin iga rida on üks veotellimus esitatud mõnele vedajale, kes mu töölaual siis on eelnevalt seadistatud ja ma näen, et ma saan iga selle saadetise kohta, ma näen, kes see inimene on, kes parasjagu selle tellimusega tegutseb, ma näen, kus kaup peale, kus kaup maha, palju kauba kogus on, aga ma näen ka transpordi hinda, ehk siis see on see, millest mida korra mainisin, nüüd kui siin ettevõttel on vedajatega hinnakirjad kokku lepitud, siis me saame need hinnakirjad siia üles laadida ja selliselt juba ette selle hinna välja arvutada, mis antud vedaja hinnakirja alusel võiks selle veo maksumus olla. Ja lõpuks ka siis see vedaja, kellega see kaup teele läks. Nüüd küsimus sellest, et töölaud, et kuidas ta mind siis edasi aitab, väga lihtne näide oleks selline, et palun näita mulle välja eelmisel nädalal kohale jõudma pidanud kaubad, aga mis on ikka veel näiteks peale korjatud staatuses. Ehk siis nad kõik oleks pidanud juba eelmine nädal kohal olema. Ma näen, et siin on punasega, tähendab seda, et on andmeid uuendatud, tagant järgi veel, et kõik oleks pidanud kohal olema, üks on DSV, üks TPD ja üks ProShip tellimus, mingil põhjusel ei ole nad seda delivery templit veel kätte saanud. Ma ei väida, et need kaubad tarnimata on.
pigem tasuks üle küsida, et kuule, mis toimub, kas lihtsalt tracking info on vigane või on tõesti põhjust natukene muretsemiseks. Aga mõte selles, et selline pilt on mul ühest kohast kohe ees. Läheme nüüd siis selle ostutellimuse juurde, mida me just Directost tahtsid ütelda midagi? Tahtsin küll. Ma tahtsin korraks näidata seda, et kui me saame minu ekraani korraks tagasi, ja mul on see ostutellimus ees, et kui mina siit selle ostutellimust tegin ja nüüd ka seda pilti klikin, et ma kukun Cargosoni süsteemi juba selle konkreetse veo juurde, kus on erinevad pakkumised, mida siis Ülari saab edasi näidata. Just. Ma ei tea, kas sa tahtsid nüüd selle koha peal olla, aga tundus, et see oli just see, et kust see pooleli jäi meil. Jah, et hästi, et me täpselt see sama pilt, kuhu Evelin oma arvutist välja jõudis, ma olen täpselt selle sama koha peal ja mis see siis siin see kokkuvõte on, ma saan kiirelt veel pilgu peale visata, mis need andmed on, mis mulle Directost kaasa tulid, ma näen, kuidas ma ette andsin, et kuidas kaup pakitud on, ma näen seda, kes mu vedajad on. Ma näen, osade vedajate puhul on siin välja toodud ka, et mis see transpordi maksumus on ja millistest komponentidest see transpordi hind koosneb. Muu hulgas on siin välja toodud ka PAF, mis eesti keeles ümber öelduna on kütuse lisatasu ja hetkel, kuna me teame, et kütuse hind teeb igasuguseid naljakaid asju, siis tihtipeale vedajad uuendavad oma kütuse lisatasusid üle nädala. Ja see on meil kõik süsteemselt hoitud, et kui teil on hinnakiri, mis sisaldab ka kütuse lisatasu, siis seda infot Cargoson oma peal lisab selle kütuse lisatasu automaatselt teie tabeli hinnale. Miks oluline on see, et kohati on see kütuse lisatasu kuni 40%. Ehk siis teie tabeli hind, mida te hinnakirjast näete, on küll 100 eurot, aga tegelikkuses see maksumus on 140 eurot. Ehk siis sellest vaatest on see väga oluline. Nüüd mul on siin mingisugused hinnakirjad välja arvutatud, mul on ProShip nimelisel vedaja puhul on mul hinnad teada, Schenkeri puhul on ka hinnad teada, aga ütleme näiteks, et ma sooviksin teada ka mõne vedaja käest veel mõnda hinnapakkumist. Ma saan hinnapäringut välja saata, läheb siukene 10-20 minutit, see on selline keskmine praktika, mis siis ja siia selle sama kollase nupu asemele hakkavad ilmuma hinnad. Kuidas need hinnad siia saavad? Kõikidel nendel vedajatel on samamoodi ligipääs Cargosoni süsteemi. Ehk siis, ja töötab see täitsa korraliku auruga juba. Meil on iga kuiselt siin selline 2-30 000 saadetist, mis läbi selle süsteemi liigub, ehk teisisõnu vedajatele see lugu on tuttav. Paarkümmend minutit, siia hakkavad hinnad asemele ilmuma ja siis ma saan teha otsuse, et kas ma kasutan oma lepingulist partnerit, kellega mul oli hinnakiri kokku lepitud või soovin sellel korral kasutada mõnda teist vedajat, ükskõik mis see põhjus siis ka ei ole. Ütleme niimoodi, et mulle praegu see sama hinnakiri sobis, mingil põhjusel mulle meeldis praegu see ProShip, on see põhjus, mis ta siis on, ja siit samast ma saan ka veotellimuse ära esitada. Ühte uut asja soovin veel tutvustada, millega me just oleme startinud ja startimas, on see CO2 arvutus. Ehk siis mida me järjest rohkem tegemas oleme, on siis see, et me arvutame iga vedaja ja iga veoviisi kohta välja ka eeldatava CO2 emissiooni, mis meie igapäeva maailmas järjest olulisemaks on muud. Seda küsitakse meie käest tihti, väikeste ettevõtete puhul see ei ole nii väga oluline, suuremate ettevõtete puhul on see oluline selle pind, nad peavad neid numbreid deklareerima juba. Ja kui ma ei eksi, siis aastaks 2035 vist on juba Euroopa Liidus ka mingisugune direktiiv ees, mis eeldab ja nõuab, et vähemalt arvet peetaks sel emissioonide osas. Ja Cargoson on siis see koht, kus me abiks saame olla sellega. Esitan tellimus ära. Tellimus läks otse Cargosonist vedajasüsteemi. Kõikide nende vedajatega, kellel on sellised andmeliidese võimalused olemas, me oleme need välja ehitanud, nagu ma juba korra ütlesin, ja siit on võimalik välja lasta mul kohe etiketid, see oli see sama, mida Evelin juba demonstreeris otse Directost ka. Täiendavalt on võimalik siit välja printida ka CMR, tihti teeb vedaja ise selle CMR-i valmis ja paneb töösse, aga
me oleme näinud ka olukordi, kus klient peab ise oluliseks CMR ise kokku panema, selliselt ta kontrollib, mis CMR-i peal on. Ta kontrollib aadresse, ta kontrollib kommentaare, ta kontrollib kaubakirjeldusi ja nii edasi. Ehk siis selliselt on see CMR ka tegelikult tema kontrolli all. Ja nüüd, kui see tellimus hakkab oma elu elama vedajasüsteemis, siis ühel hetkel hakkavad siia staatused ilmuma ja need staatused ilmuvad siia automaatselt kõikide nende vedajate puhul, kellel see andmeliides on seadistatud ja kellel on olemas sellised trackingu süsteemid, kust on võimalik andmeid kätte saada. Mõistagi need, kellel sellised süsteeme ei ole ja see info elab ainult veokorraldaja peas, siis päris hiromandid me ei ole, et sellele andmestikule me ligi ei pääse. Ja selliselt ta siis on, meil on järjekordne tellimus siin Cargozoonis olemas ja töö käib. Hästi vist? Ja. Et ja edasi ma arvan, et vist ilmselt oleks siis mõistlik slaidide juurde uuesti tagasi pöörduda, et peame rääkima ilmselt ka Cargozooni hinnastamisest, et kuivõrd see Cargozoon on tasuline teenus, siis meil on välja töötatud koostöös Directoga 2 hinnapaketti, mis mõlemad sisaldavad Directo liidest. Meil on väga palju klienti, kes kasutavad seda Cargozooniga puhtalt käsitööna, ehk siis sisestavad tellimused sealt, aga meil on ka terve rida suuremaid kliente, kelle puhul just see võlu peitub ühe sellest Directo integratsioonis. Et on selleks siis Hansas plaaditurg või on selleks miraehitusmaterjalid või ka terve hulk teisi sarnaseid kliente, siis see põhimõte või see, kuidas me seda lugu hinnastame, on järgnev. Väiksem ettevõtte, kuni 3 kasutajat Cargozoon keskkonnas, kuni 500 veotellimust kalendrikuus on 199 eurot kalendrikuus ja suuremate ettevõtete tarvis oleme natukene mahukama paketi kokku pannud 100 kasutajat ja kuni 1000 veotellimust kalendrikuus, ehk siis 299 eurot kuus. Hästi ja kingitus. Lubasime ka välja pakkuda kingituse tänastele webinaril osalejatele, et märksõna Directo webinar ja me tavaliselt paneme Cargozooni konto püsti 6-kuuse testperioodiga, mille eest me küsime raha ette. Ja et siis 6 kuud on kliendil võimalik Cargozooni testida, vaadata, kas see töötab tema jaoks, kas kõik on okei, kas kõik toimib, kas elu on lihtsam ja webinari kingitusena pakume selle paketi välja 4 kuu hinnaga. Ja selleks tuleb kas siis meie või Cargozooni poole pöörduda? Jah, me kontaktandmed on siin samas webinari all olemas ja võtke ka julgelt ühendust. Ja veel, kui on mingeid küsimusi, mingeid mõtteid, mingeid kommentaare, meie absoluutselt armastame tagasisidet. Et julgelt kirjutage, kommenteerige, andke teada, hea meelega arutame, räägime võib-olla natuke põhjalikumalt mingeid küsimusi läbi, et see tänane ettekanne või webinar sai olema selline demo, sai olema pigem selline tüüpiline, kuidas suur hulk kliente seda asja kasutavad ja näevad, aga igal ettevõttel on omad eripärad, et me sellest julgustame kindlasti teada andma ja küsima, ühendust võtma. Aga nüüd me vist saame küsimustele vastamise juurde minna. Vaatame üle. Vaatame. Et kas on küsimusi tekkinud? Küsimusi on tekkinud. Esimene küsimus on, tahad sa sellest rääkida? Kas alustame võib-olla sellisest ajalisest järjekorrast või? Et seal, või võtame järjest, vaatame siis, et vaata seal esimene on sulle. Palun... Palun lahenduse kogukuludest ettevõttele ülevaadet. Ma ei tea, kas ma näen lõpuni selle küsimuse? Jah, ilmselt on, jah. Et täpselt nii, nagu Ülari rääkis, need kulud ongi täpselt sellised, nagu Ülari rääkis. Et Directo eraldi kuutasu teilt selle lahenduse eest ei küsi. Ja ainult võib-olla nii palju, kui te soovite meie käest mingisugust abi seadistamisel. Aga üldiselt on juhend olemas ja ka Cargozooni inimesed on nii abivalmid, et aitavad teil need mõned seadistused Directos ära teha. Et nad on juba mitmeid meie kliente aidanud.
jah, et sinna mingeid täiendavaid kulusid juurde ei tule, et kui see kasutajate hulk ja veotellimuste hulk jääb sinna paketi piiresse, siis täpselt selline see number on. Järgmine küsimus, Ülari, kas Cargozonis tekivad ka PAF lisatasud? Jah, seda juba demonstreerisin ja kommenteerisin ka. Lisaks PAF-ile on ka terve rida muid lisatasusid, mida Cargozonis on võimalik välja näidata, on ta siis ohtliku kauba lisatasud, temperatuuritundliku kauba transpordi lisatasud, pika kauba, laia kauba lisatasud ja nii edasi. Nii, edasi, vaatame siis. Mait on esitanud meile küsimusi, et kes esitab transpordi eest arved, et transpordi eest esitab arved ikkagi vedaja. On ju nii? See on väga oluline tähelepanek, et Cargozon on töölauateenus, ei ole mitte mingi tegemist uue vedajaga ega ka vahendajaga, tees kõik senised transpordi kokkulepped vedajatega jäävad kehtima, ehk siis muutub ainult tellimuse esitamise viis. Ehk siis tellimus tuleb Cargozonist vedaja süsteemi, kui sellel vedajal on selline süsteem olemas, või läheb e-mailiga, kui see vedaja on e-maili põhine vedaja. Ja arve ja igasugune suhtlus, igasugune suhe, mis teil vedajaga on, see jääb püsima, arved tulevad otse vedajalt teile. Nii täpselt selliselt, nagu see seni on toiminud. Ja sina võiksid ka vastata siis sellele küsimusele, et kas DHL ja FedExiga on ka integratsioon olemas? Jah. Hea küsimus sellepärast hea, et tegemist on väga keeruliste integratsioonidega ja väga põhjalike integratsioonidega, et seal me nägime seal palju aeva ja need on ilusti olemas ja mitmete klientide poolt töös. Ja teistpidi on oluline kommenteerida meil seda TNT ja FedExi lugu ja ka DHL Expressi lugu selle, et reeglina klientideks sellistel puhkudel on, tegemist on ülemaailmsete kuller ettevõtetega, kus siis kaupa saadetakse väga kiiresti ja väga kaugele, ehk siis et see ühendus peab olema kuulikindel. Ja siiamaani see on täitsa eeskujulikult töötanud ka. Nii, vaata veel. Kas sa soovid selle FTL-i kohta ka vastata? Kas ma saan ka FTL koormale tellimuse teha nii, et on 4-5 erineva kliendi tellimused ehk mahalaadimise kohti on 4-5. See on keerukas küsimus ja väga selgelt Annika on asjatundja, et veomaailmas ma olen sunnitud vastama nii ja naa. Veomaailmas, kui on 4-5 mahalaadimiskohta, selleks oleks vaja 4-5 erinevat CMR-i, ehk siis see tähendaks 4-5 erinevat veotellimust. Aga sõltuvalt kokkuleppest vedajaga meil on selle kohta ka lahendus olemas, kus siis vedaja käsitleb 4-5 laadimiskohta ühe sama tellimuse raames. Iseasi on siis see, et kui selle veo käigus midagi peaks juhtuma, et kuidas need reklamatsioonid siis ära lahendatakse. Aga ma arvan, et tegemist on sellise natukene keerukama küsimusega. Ma hea meelega võtan selle loo eraldi pärast webinari üles ja räägime siis huvilistega läbi, kellel vähekene see küsimus võiks olla veel. Nüüd on tulnud veel üks küsimus Directo kohta, et kas see töötab ainult brauseris? Jah, Directo töötab brauseris ja seda ei paigaldata oma arvutisse. Küsimus veel FTL-i kohta, et kui on FTL vedu, siis ei ole mõtet alusta kogust märkida. Kas veoühikuna saab kasutada siis FTL, aga ekstra välja tuua, et kindlalt on vaja küljelt laadimise võimalust või siis kõrgus välja tuua, kui kõrgus on koormal oluline. Näiteks mitu alust üksteise peale ladustatakse. Ma võib-olla Rasmuse küsimust võib-olla näitliku materjaliga võib-olla toetaks, et paluksin uuesti enda arvutisse pilti. Et ma teen siit ühe näidissaadetuse veel läbi. Ma ei hakka praegu Directost seda põhja ette tegema, et ma lasen siit samast ühe. Ütlen, et palun kaup on valmis 16. kuupäeval. Peale laadimine on minu enda juures. Saajaks on selline ettevõte nagu Saksa ettevõte GmbH, kuhu ma tihtipeale kaupa olen saatnud. Kauba koguseks on üks
täisalus ehk siis täiskoorem, mis automaatselt pani mul arvutus välja ka laadimismeetrite arvu siia. Kaalu on vaja, seda on juba ainuüksi CMR-i tingimustes vaja. Pikkus, laius, kõrgus, täiskoorma puhul ilmselt ei ole nii olulised. Küsimus oli selle kohta, et tarnetingimus TAP, kui mul on viitenumber, see oli see, mis tuli Directo müügitellimuse või ostutellimuse number ka kaasa, ütleme, et mul endal on teada see number ja see on 11223334455 ja nüüd on see märkuste koht, ehk siis, et kindlasti oleks vaja küljelt laadida minimaalne treileri kõrgus 270. See küll läheb alati tavaliselt tank-trailerisse sisse, aga see selleks, selle kõrguse ma saan ka siin välja tuua. Miks me selle niimoodi siia välja toon, on siis seesama, et see lisamärkus ja neid märkusi aeg-ajalt on. Siis seesama märkus läheb vedajale nii hinnapäringu käigus kui ka tellimusega koos kaasa. Ja selliselt on see info tal alati puust ja punaseks olemas ja sellist informatsiooni saab siia panna igat tüüpi. Ja kui ma siia vaatama lähen, siis mul ei ole siin ühtegi hinnakirja üles laetud. Ma saan siit järjest hinnapäringud välja saata, siin on mul ka, kogus on natuke suur, aga teoreetiliselt oleks ka võimalik küsida DHL Expressi käest lahendust, aga ka kuidas see siis läheb, kui ma siit järjest hakkan neid päringud välja saatma, siis nüüd läheme koos päringuga läks kaasa ka seesama küsimus, et sellel treileri peab olema minimaalne kõrgus, et see kindlasti peab olema küljelt laadimise võimekus, see on see info on siin samas üleval välja toodud ja ma eeldan, et pakkumised sellele päringule tulevadki neid küsimusi arvestades. Ma arvan, et praegu vist hästi. Järgmine küsimus on, et kas Directos on võimalik ka märkida, kui tegemist on ohtliku veoga või temperatuuri tundlik? Et kui me saame nüüd jälle ekraanipildi korraks minu arvutisse, siis siin tellimuse saadetise saatmise lehel on olemas temperatuuride märkimise võimalus ja kas ta ka temperatuuri tundlik on ja tegelikult on siin ka juba lisaks võimalik valida, kas tagaluugi tõstuk peale või maha laadimisel on oluline. Et nüüd selle, üks küsimus oli seal veel nüüd. Mida siin ei olnud? Ohtlik veos. Kas see on äkki eraldi vedu või mingisugune transporditüüp? Seda saab teie süsteemis? Seda soovitaksin seda teha niimoodi, et kuna see UN numbrite maailm on suhteliselt kirju ja keeruline, see on hästi palju lisaandmeid, siis ma soovitaksin selle saadetise saata siit Directost Cargosoni juba valmis ja Cargosonist muuda nupu abil sinna juurde panna ADR tingimused, et täpselt mis tüüpi UN numbrid, kas on pakkegrupid, kas on tunnelikoodid, kas on netokilogrammid seal juures, kas on üks kogus või kas on üks UN number või on seal palju erinevaid, see võimekus Cargosonis on kõik olemas, seda ei olnud mõtet Directosse välja tuua, et see hetkel töötab selliselt. Ehk siis andmeid saab Directos kaasa anda ja osad täiendatakse Cargosonist. Cargosoni kaudu. Rasmus veel tulistab. CMR-il on vaja alatihti lisada seotud dokumentide numbreid. Kas selle saab lisada Cargosoni süsteemist või peab kasutama PDF-editori? Jah, saab lisada Cargosoni süsteemist. Meil on olemas selline erilahendus, me ise kutsume seda custom CMR, inglise keeles, ma ei tea, me oleme seal nii nime talle pannud, eesti keeles võib-olla ilus ka teda kuidagi kutsuda, aga mõte selles, et kui sa oled CMR-i valmis genereerinud Cargosonis, siis on sul võimalik seda juba Cargosonis täpselt selliseks täiendada, nagu sul seda vaja on ja selliselt ta sulle siis alles jääb ja vedajatele võimalik välja saata. Nii, küsimusi tuleb järjest aga juurde. Evelinile tuli juurde küsimus, et kas müügitellimus saab saata välja mitme saadetisena ja erinevatel aegadel ja niimoodi, et ka kõik andmed jääksid Directosse nähtavale jälgimislinkidena.
ma arvan, et siia ma räägin sellise loo, et praegu saab Directost veotellimust edastada tellimuse pealt, aga sellisel juhul oleks mõistlik seda saadetise infot saata lähetuse dokumendi pealt, ehk siis see ongi see osa saadetis ja selle dokumendi liigi me tõenäoliselt varsti juurde teeme. Et siis on need saadetised eraldi jälgitavad. Angeelika küsib, kui üks minu veopartneritest Cargosoni süsteemi ei kasuta, siis kas pean temaga eraldi e-maili teel suhtlema või on Cargosonis mingi võimalus olemas? Angeelika ja ka vastus ka kõigile teistele, et kui mõni vedaja Cargosoni süsteemist on puudu, me lisame selle. Ükskõik, kes see vedaja on, ükskõik kui väike või suur ta on ta Eestis või väljaspool Eestit, meie eesmärk ja ülesanne, see ongi meie töö, et kõik teie vedajad oleks Cargosonis olemas. Vedaja lisamine on väga lihtne, kui tegemist on e-mailidel toimetava vedajaga. Reaalselt võtabki paar minutit aega ja ongi olemas, vedajal on konto loodud, tal on ligipääs olemas, ta saab sisse logida ja talle saab juba nii päringuid, hinnapäringuid kui ka veotellimusi esitada. Kui on tegemist andmeliidestust vajava vedajaga, siis see võtab mõne nädalad aega, aga siiamaani pole ükski tegemata ka jäänud. Ja Evelin, ma küsin su käest, et mis sa arvad, palju võiks Cargosoni süsteemis vedajaid olla, kellel on juba praegu, kelle hulgast praegu juba on võimalik valida? No, sa ütlesid, et 600 pluss. Jah, tegelikult vist täna hommikul juba oli 700 pluss, aga... No äge, veel ägedam. Et need vedajaid juba on oma jagu seal ja neid on suhteliselt lihtne sinna vedada ka. Ma näen, et minu ekraanist on ees, ei olnud. Et kui ma lähen siia samma uuesti, kuidas see siis käib, ma lähen minu vedajad ja need on need vedajad, kes mul siin praegu minu konto peal seadistatud on, aga siit samast ma saan otsida, on sul mõni lemmikvedaja? Aga see ju vastab ka sellele järgmisele küsimusele, vaata, panid tähele? Ei Rasmuse küsimus, vaata. GPS-i kohta või? Ei, vaata. Ta mõtleb, et temal on kindlad vedajad, aga tahaks veel teiste seast valida. Loeme siis Rasmuse küsimuse ette ka, et kindlad partnerid on aastate jooksul kujunenud, aga kui oleme avatud ka uutele partneritele ja otseselt ei otsi, kas siis on võimalus, et Cargoson lisab ise juurde potentsiaalsed veopartnerid, kellel on kindlad hinnakirjad, et saaks kohe võrrelda, siis saab otsuse kas kasutada või mitte. Vastus on jah, on terve rida juba selliseid vedajaid, kes on meie poole ise pöördunud jutuga, et neil on olemas üldhinnakiri ja kuidas see lugu töötab vedajate poolt vaatuna on see, et mida kiiremini vedaja vastab päringule, seda suurem on see tema tõenäosus see vedu endale saada, ehk siis mitte hind ei ole number 1 määraja, vaid tegelikkuses number 1 määraja, mida me näeme oma andmete põhjal, on kiirus, operatiivsus ja on see selgitatav seeläbi, et kui vedaja on kiire hinnapäringute faasis, siis tõenäoliselt, kui mul hiljem on mingi lisaküsimus kliendina, siis mul on õigustatud ootus, et ma saan ka oma jätkuküsimustele kiirelt vastuse. Ja see töötab ja me ise usume, et see on see põhiline hind loomulikult peab olema õiges kohas. Aga see kõige suurem tegur ongi see just kiirus ja operatiivsus, tagasi tulles Rasmuse küsimuse juurde, ehk siis, et vedajad on terve rida, vedajad on juba oma üldhinnakirja Cargoson üles laadinud ja kui see vedaja endale lisada sinna vedajate nimekirja, siis saab ka sealt temalt seda hinnataset kontrollida ja vaadata, et kas ta ka võiks vähemalt rõhutan iga kord, kui uue vedaja lisad oma nimekirja, mis mul siin parasjagu siin ees on, siis oluline on, et sa selle vedajaga eelnevalt läbi räägiksid. Ehk siis tutvuksid, miks ma seda rõhutan, on siis see, et vedajad reeglina eeldavad, et neil on olemas klientidega kliendilepingud. Vastasel juhul nad kirjutavad välja ettemaksuarve ja see arve tuleb ära maksta enne, kui kaup maha laetakse. Ja see on nagu tükk tülikust ja sellist sekeldust. Alati me rõhutame, ole hea, vedaja on siin ja siin. Aga ole hea, palun, räägi eelnevalt vedajaga läbi, saage tuttavaks ja kui kontakt ei tea, hea meelega annan otsad kätte, et kellega oleks õige suhelda. Me ise sinna sellesse protsessi ei sekku, see
veokokkuleppe saab realiseerida läbi Cargosoniga, eelnev kokkulepe tuleb teha otse vedajaga. Aga kui hinnad on atraktiivsed, siis see ju soodustab, eks ole, neid kokkuleppeid tegema. Jah, et jah, aga see meie selles praktikas tihti on nii, et need on veopartnerid välja kujunenud, me näeme seda suhteliselt harva, et vedajad hinna põhjalt ümber hüppavad, et palju olulisemad on see kindlus, et selle vedajaga mul asjad sujuvad, ma tean, et ta tunneb mu kaupa, ma tean, et ta teab, mis mul on oluline ja üldiselt see paar% hinnavahet reeglina ei pane kliente hüppama. See on see, mida meie näeme. No vaatame, kas me jõuame nendele paarile küsimusele vastata. Albert küsib, Directa on päris mitmes riigis täna meil kasutusel. Millal saame ka mujal Cargosoni kasutada? Eestist Tšehhini välja on meil huvi täna. Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Holland, Saksamaa, Šveits saame kohe startida. Ja need Tšehhini välja, Poola, Tšehhi, peame otsa vaatama, kes need vedajad on ja tõenäoliselt ei ole ka erilist hoovõttu vaja ka seal. Oliver küsib, kas Cargosonist on võimalik lisada ka oma firma autoparki? Jah, on. Jälle väga täpne küsimus. Et on küll. On palju firmasid, kellel on oma autot kasutusel. Kuidas me seda lahendanud oleme, selle kliendi nimelise vedaja talle nimekirja lisanud. Miks see hea on siis oma autoparki ei ole tasuta, üllatus. Ehk siis, et siis on sul ka oma autopark, sinna on võimalik ka mingi hinnakiri üles lisada iga kord, kui sa mõne veotellimuse oma autoga ära teed, siis on võimalik see Cargosonist läbi lasta ja kui ma seda olen selliselt kasutanud, siis ma saan lõpuks välja võtta ka statistikalt, et palju ma olen vedusid teinud veopartnerite lõikes erinevate vedudega, mis on olnud veokulu. Siin numbrid on väikesed, sest see testkonto meil on vähe kasutusel olnud, aga pilt on juba jookseb siin ja samamoodi ka suundade lõikes, eks ole. Ehk siis selliselt jookseb see statistika sulle välja ja on võimalik objektiivselt otsa vaadata, kas oma auto ikka on alati õigustatud või mitte. Aga mul on tunne, et meil hakkab nüüd aeg otsa lõppema ja on mõned küsimused, millele me ei jõudnud vastata, aga me teeme seda kindlasti, et peale seminari lõppu me saadame teile veel e-maili ja seal on kirjas ka viited meie juhendile Wikis, viide järelvaatamisele, ehk saate seda järelvaadata ja jagada oma kolleegidega või teiste huvilistega ja saadame ka küsimustele vastused kirjalikult. Et siis saate neid rahulikult vaadata. Ja meie Olaviga täname väga teid seminaril osalemise eest. Olavi kahjuks ei saanud tulla, aga mina igal juhul tänan. Ja mina vabandan Ülari ees, et ma teda korduvalt Olaviks kutsusin. Aga kohtumiseni varsti. Jah, olge tulid ja kohtume.